Ju, väike töökoja update. Ma ei ole küll filminud siin midagi, aga natuke on saanud juba siin midagi teha. Et kompressor sai sisse või õigemini see juhe sai sinna külge nüüd. Kompressor toimib, õhuvooliku sai seinale. Siis töölaud sai ehitatud. Suht enam-vähem jäi isegi. Ise olen rahul, veits kõver on selles mõttes, et on ühele poole kaldus, aga ma ei tea, silma ei hakka isegi väga ja jäiri ka. Hea suur laud, 2,5 meetrit sai pikk ja 1600 lai, 1600 jah. Siis seina sai veel see materjaliriiul. Seal on küll ainult 5 rullile koht olemas, aga tuleb ehitada eraldi veel üks nii-öelda lihtsalt ratastel mingi süke rullide hoidja, mida saad töökojas ringi liigutada. Siis töökoja nagu ehituse poole pealt või nii-öelda inventari poole pealt on vist kõik, rohkem midagi niimoodi teinud ei ole. Materjal on olemas, et tuleb lihtsalt ehitada, seda lauda veel tuleb natuke modifitseerida või õigemini nagu tuunida. Ma tahaks mõned asjad siia juurde panna, siin hetkel on puudu see alumine plaat. Selle võiks panna, et saaks selle laua all ka midagi hoida. Siis siia otsa peale tahaks veel ühe plaadi panna ja siis need perfoplaadid sinna külge, et siis saab konksudega mingid tööriistad ja asjad siia riputada, et jääb siia laua alla poole natuke. Nii, siis vahepeal olen siin seda katust teinud. Toodi üks E46 kupee katus. Siis olen lihvinud seda ja siin hetkel teen neid ääri uuesti siledaks, et see oli välja puuritud ja natuke lainetas. Ühesõnaga silusin siin seda plekki natuke ja hetkel üritan nagu enam-vähem sirgeks saada. Et kui saab selle sirgeks, siis ma värvin ta ära ja siis saab vormi võtta, ehk siis tuleb flantsid ehitada, et see vorm ise peab olema laiem kui siis see detail ise, et üle kattega läheb nagu nii natuke materjal ja siis tuleb ülejäänud kõik materjal tuleb nagu selle üle ääre nagu nii teha, et oleks seda tööala ka. Ja siis 46-ga on niimoodi, et ma olen hakanud esitiibast ehitama siia. Esitiivad on hetkel sellised. Esitiivad said 30 milli laiemad. Natuke on veel vaja tööd teha. Siin mingid mõned kohad natuke pahtlit juurde panna. Ja siis tuleb ka need ära värvida. Siis selle esitiibadega ilmselt on niimoodi, et see läheb värvi alla ja siis ma arvan, et ma pean midagi veel lihvima ja silumast, et hetkel on see matt krunt mul seal peal ja silmaga ei näe, aga käega tõmbad üle, siis tunned, et mõned high ja low spotid on nagu olemas. Et kui saab mingi läikiva värvi peale, siis on kindlasti palju parem näha sealt, kus need kõrged madalad kohad on. Siis teise tagatiivaga olen hakanud tegelema natuke. Siin on kõvasti pahtlit peale pandud, seda veel ei ole jõudnud väga siluda. Siit tõmbasin mõlki veits välja. See on süke passkoht, kus ei saa tagantpoolt ligi, ehk siis ma ilmselt tõmban siit lihtsalt pahtliga selle siledaks. Ja tagatiiva see fender nagunii ilmselt tuleb mul selle joonega siit alt. Et ma arvan, et kui ta jääb siia nagu peale nagunii üle kattega, siis see joon nagu kaotab palju paremini selle nii-öelda overfenderi ise ära kui selle joonega.
sest enamus need kitid on selle joonega ja siis jääks ka see tagumine koht kuidagi imelik siit. Nii et ma arvan, et kui see sealt alt tuleks, tuleb siiani ja siit lõpeb ära ja ma arvan, et see on palju parem. Nii, ja siis esistange. See on siis siuke lipp lihtsalt, mille ma tahan stange külge nagu ka sisse moldida, ehk siis tulebki stange juba koos selle lisaga nagu. See kogu see nii-öelda kitt või see, mis ma siin teen, on suht inspireeritud nagu M3-st ja see stange CSL-i moodi nagu. Aga mõned asjad on, või noh, ma ei ole nagu selles mõttes M3 järgi midagi teinud, mul ei ole M3 skänne ega midagi. Ma ei kujuta ette, kui palju ta kattub selle päris M3-ga. Esitiib ma tean, et on ikkagi teistsugune ja ma ei kujuta ette, kui palju see laiem on. Esimesed said 30 milli, tagumist 40 milli ja tundub, et see nagu sobib niimoodi. Siia taha sai nüüd panna 40 milline flants. Siin on nagu fitment normaalne. Ees on ka 40, aga ma ütleks, et seda on vähe isegi natuke. Ta küll läheb madalamaks ilmselt veel. Siis on nagu paremini näha, aga 10 milli tahaks veel minu maitse järgi. Nii rohkem väga midagi muud siin teinud ei ole. Mingi hetk tuleb võib-olla mõni kapott või katus juurde, mida teha. Esimesena tahaks selle E46 kupee katuse ära lõpetada, et üks huviline on kindlasti kohe olemas sellele ja ma arvan, et see oleks see on suht lihtne asi, mida teha ja ilmselt leiaks ka ostjaid sellele suht kiiresti, et oleks esimene toode, mida hakata müüma. Nii et peale seda ilmselt on esitiivad või kui ma saan tagatiiva teise poolega valmis, siis ilmselt võib-olla isegi tagatiib enne, sest et neid on natuke lihtsam vorme teha. Nüüd on plaan selle katusega see, et kui ma saan need ääred lihvitud, siledaks, värvitud, siis seda vormi tegemist tahaks filmida. Et kogu see protsess, esimene tükk ka, et kas tuleb välja või mitte. Ehk siis tuleb siit gel coat, esimene 2 kihti, siis tuleb 2 kihti seda õhukest fiibrit vinülesteriga ja siis tuleb 4 kihti polüesteriga paksu materjali veel peale ja siis peale seda saab vaadata, kas see vorm vajab tahapoole tugevdusi ka, et vahepeal on vaja suurtematele vormidele panna nagu sellised tugevdusribid MDF-ist või millestki puidust lihtsalt ehitada. Ma ise arvan, et see katus võib-olla ei ole nii suur, et seda vaja oleks. Aga eks me näe. Üks suur challenge kindlasti on sellega see, et hetkel on lihtsalt plekitahvel, istub selle X-Booki peal mul, aga ma ei tea, kui täpselt selle nagu paika saab, et see vorm tuleks nagu saada niimoodi, et see katus ongi selles asendis, mis ta katusel läheb ka. Ehk siis ilmselt laseriga nagu hakkan seda paika panema ja loodiga kuidagi. Midagi mõtlen välja. Aga ma arvan, et selleks korraks on kõik, mingi lühike update ja järgmis videos siis teeme seda katust, nii et näeme, davai.